nii, kell on 12:30 esmaspäeval ja mul on tänane trenn juba tehtud. Who am I? Reaalselt. Wow. Meil on vaja ahi alla puud panna, et oleks nagu mõisalt soe ja süüa teha ja siis tagasi Riinuga kõnesse minna, et tööpäeva alustada. Nii et kuna mul on esmaspäeva õhtul kogukonna kõned kella 7, siis minu jaoks nagu esmaspäevad üldiselt on ka sellised rahulikud chillid veidikene rohkem, et ma ei kiirusta otseselt hommikul tööle siia teise tuppa. Ja mul on nagu pigem selline catch-up aeg esmaspäeviti alati, et ma üritan mitte panna siia kohtumisi, mingisuguse käimisi, teisi päriselt nagu muid kõnesid, asju, mitte midagi sellist. Ma üritan nagu seda kõike vältida esmaspäeviti ja lihtsalt nagu olla rahulikult oma arvutiga, teha ära nädala kõne ja siis nagu alustada muus osas nagu nädalat lihtsalt niipidi. Nii et teeme seda, süüa, põid kõnesse. Breakfast spread ja su otsaesine. Ma joonistus seda. Sinna asjade juurde ongi sellepärast, et me arvame, et me oleme taluta. Ma olin täna päriselt 8:30 enam-vähem üleval, sest et olla sotsiaalne ja teha päriselt asju ka oma elus ära korraga, see on... Elu vajab nii palju planeerimist, kui sa tahad seda ka elada. Nagu... täitsa pekkis. Aga... ma ei ole muidu, nagu ma olen öelnud, hommiku inimene, aga täna ma tahan seda eelmise nädala vlogi ära lõpetada. Mul on vaja ainult siin muusikad, asjad ja mingid detailid veidikene veel paika saada. Peaaegu valmis. Ma tahaks, et äkki õnnestub nii, et see läheb lõuna ülesse. Ma ei ole pannud endale mingi vetsikult suuri nagu tähtaegu sisule, mida ma hetkel teen, mida on üpris palju lihtsalt. Mul on suured eesmärk teha palju sisu, aga ma ei pane endale liigset pinget nagu sellega, et see peab olema esmaspäeval kella 8 üleval või muidu. No mis muidu? Mis siis juhtub, kui see ei lähe üles päriselt? Nagu, mul ei ole vaja seda pinget, aga see peab minema see nädal üles, see nädala alguses ja see on mu prioriteet. Ma teen ta ära, vahet pole, kas on nagu esmaspäeval kell 12 või teisipäeval kell 4. Good enough, lihtsalt, et mingites asjades tuleb endas lahti lasta seda pinget, nagu kõik ei pea käima nagu nii joone peal, kõik ei pea olema 100%. Väga paljud asjad võivad olla lihtsalt päriselt nagu good enough, 60% ja 70% ja 80%, sest... eriti kui me räägime nagu asjadest, mida teised inimesed tarbivad väga viivuks nagu korraks. Hea sisu absoluutselt on väga hea ja see aegse ja see tulemus peegeldab lõpuks seda sisu. Aga enda isiklikud eesmärgid ja arusaamine, et kus päriselt panna 100 endast ja kus panna 120 ja kus panna 60 on ülimalt tähtis. Nii et see, kuna minu sisu üles läheb, on nagu, see ei ole mu elu prioriteetide hulgas. Eesmärk on lihtsalt see, et see läheb ülesse. Ja sellega koos ma tahan see nädal saada, ma tegelikult tahtsin eelmine nädal juba saada oma esimest podcasti osaga üles, aga lihtsalt tõesti salvestamise hetked ja asjad ei jooksnud nagu niimoodi päris hästi kokku ja
selle jaoks küll, kui ma siin võin blogi välja võtta ja mingeid teisi sisutükke teha nagu jooksu pealt ja veidratel kellaaegadel ja kui ma nagu mis iganes, siis seda podcast'i salvestust mul on vaja olla nagu heas kohas oma peas, selge piisavalt selle jaoks, et see on see koht, kus ma pean rohkem pingutama, sest kui ma seal liigselt pange panen, hullu panen, siis sellel on vastupidine tulemus. Ehk siis täpselt nii, prioriteedid, mis, kus, kuidas ja see tähendab seda, et see podcast on veidikene veninud minu enda jaoks, ainult minu jaoks, sest teie ei tea ju seda, et see tuleb. Nagu teie ei tea sellest mitte midagi, teie ei tea sellest tähtedest mitte midagi, see on minu enda isiklik tähtaeg ainult. Ehk mul on peas head süsteemid, mis on tähtis ja mis ei ole ja kuidas ja kuna ja see on mind aidanud väga palju hoida ka tegelikult. Aga jah, täna me oleme siin, küll on 9:24 hetkel, lõpetan selle vlogi ära. Mul on järjekorras klientide asju veidikene, millega ma täna siin jooksvalt tegelen. Sõbrannaga kohtumine, mida ma ootan väga, siis me lähme otsime suveretriidiks kinkekaardid ära osalejatele veel ja õhtul on tantsutrenn ka, nii et nende lihastega, mis mul pilatesest nüüd palju valusad on, saab olema huvitav trenn, aga kindlasti väga hea nagu siia otsa, et teistpidi venitada ja liigutada, nii et see on tänane plaan. Vaatame, kaugele ma oma asjadega tegelikult jõuan siin. Tõsi on see, et päevad on kohati mu jaoks liiga lühikesed veel. Tahaks teha rohkem. Kas või see, et eilne kõne läks, kogukonna kõne oli jälle üle 10-ni. Mis on ülitore, nii ägedad vestlused ja nii tore lihtsalt olla nagu siiralt. Aga peale seda ma crashisin diivanil. Ma lihtsalt nagu tõmbasin diivanile pikali ja ma jäin magama kogemata. Ehk siis jah, mu õhtused plaanid ei mahtunud enam sinna, need liikusid siis tänasesse. Vot nii. See on tänased teisipäeva plaanid. Need on mõtted minu prioriteetide seadmisest ja fookuse seadmisest ja asjast. No vaatame, kuhu me täna jõuame omadega välja. On täiega kuum. Mõtlesin, ma teen vahelduseks meiki, sest why not. Nagu näha, seda ei juhtu väga palju, aga kes tea, siis ma olin mingi 7 aastat lõpuks või. Mingi sellist jumestaja. Töötasin ettevõtjana jumestajana. See oli fun, see oli põnev aeg. Ma olen läbinud Stockholmis kooli, käinud Londonis Make-up Mario koolitus seal, Eestis koolitanud ennast väga ägedate spetsialistide all. Igasugused põnevad messe külastanud üritusi. Mingi 7 aastat sai lõpuks seda tehtud ja ei tea, kuidagi ei kütnud enam üldse nii. Minnab väga harva meigiga tänasel päeval üldse, et see ei ole kuidagi, ma ei tea, mul harva selline tunne, et ma tahaks täiega meiki teha, ma olen vist oma mahu paariks kümnendiks täis saanud selles osas, aga mulle meeldib ilus meik ikka, aga mulle ei meeldi isegi mitte endale seda väga teha, et see nautimise osa siin on suht läinud. Äkki saab tagasi mingi hetk, ma ei tea.
aga vahepeal on tunne, et okei, tahaks näha veits teist nägu. Mu meik muidugi on selline, et vähem olen teist nägu selle... See on näha, et kui vähem ma pintslit praegu käes hoian. Ma jah, tõesti olen tänasel päeval suhteliselt kerge meigi austaja ja vähese meigi tegija. Aga mulle ikkagi midagi meigis meeldib, mulle meeldib vaadata, mulle meeldib kaasaleda inimestele. Ma hindan väga seda kunstina. Ja noh, ütleme nii, et kui ma meikiga teen, siis never gonna be cheap. Trashy. See on küll kindel. Aga ma olen väga rahul enda tänase meigikollektsiooniga, mis mul on nii-öelda alles jäänud. Et mul terve IKEA Alex 9 täis igasugust põnevat kraami, kui ma lõpetasin. Ja ma olen siin aastatega, või noh, 1,5 aastat siis või? Ei ole ma tegelikult nii-öelda professionaalselt meiki teinud. Selle 1,5 aastaga ikka lahti saanud oma asjad, suutnud lahti nagu, jah, suutnud ise tegelikult eemalduda nendest, et kõige raskem tuli pintslid. Mul on isiklikult pintslid ja siis mul on tegelikult üks täis ikkagi nagu meigi komplekti alles, mida ma ei kavatse, ma ei suuda. Ma ei suuda, eks mul on üks varuports on ikkagi mu lemmikuid alles, need ei lähe kuhugile. Ja noh, meigi asjadega kureerin tagasi endale siis, endale sobivad meigikotti ja asja, et täitsa rahul, kuhu see praegu läheb. Kuidas saada sellist head, ilusat, toredat asja, millega ma ise rahul olen 100% ka läheb. Lõpuks läheb sellega veel ikka aega, aga sest ma ei raatsi lihtsalt. Maitse ei ole odav, üldse mitte. See on pool probleemi meil ka. Ja tähendab, mingid asjad nagu odavam otsased võivad nagu head välja näha, aga I am very, very sorry. Aga mingites kohtades see hind päriselt peegeldab kvaliteeti ka ikkagi päris palju. Nii et kas efekti, pühivust, kasutust, mida iganes veel. Lõpptulemus nagu ja noh, kasutajakogemus. Tegi teha ei saa, kasutajakogemus on nagu hea ja meeldiv, siis on raske minna teiste asjade peale. Ja mul ei ole põhjus ka odavat kosmeetikat osta ja seda kasutada absoluutselt. Nii et, issand mu nahk. Nahk vajab retinoli praegu, või tähendab. Ma olen mitte retinoli peal. Ma olen retinoini siin kasutanud pikalt nüüd. See on ainult asi, mis mu nahale mõjub, retinol, mitte nii väga. Retinoin. Ja mul on see otsas ja mul on vaja selleks, et uut saada. Mul on vaja minna nahaarsti juurde, sest ta saab ainult retseptiga. Et loodame, et mu valikud on nagu minna sinna, saada nagu retsept siis retinoinile ja osta see nagu, ma ei tea, 15 eurot seest apteegist või võtta lahjemat retinoidi, mille kõige kangemad versioonid on umbes 80 eurot. Ja ma ei soovi, nii et ma lähen selle tugevama, aga ma pean selleks minema arsti juurde, ma pean selleks minema päris kuhugile kohale ja see mu jaoks raske osa, sest ma ei viitsi sellega absoluutselt tegeleda, aga mu nahk nagu, ma näen, et see on see, mis on puudu. See on see, mis on täiega puudu. Noh, igatseb seda ja me peame sellega tegelema, sest
nagu rääkisin, meiki ma palju ei kanna, nii et näonahk peab olema siis nagu fine, hea selle asemel. Täitsa teen see liiga harva, sest mulle tegelikult I like it, aga kes see viitsib? Kes see reaalselt viitsib nagu? Ma ei tea. Mul on nagu teisi asju ka teha oma ajaga. Okei, tegelikult see nagu prioriteedid, inimestele meeldib, aga ja siis on nagu actual tähtis küsimus nagu, mis parfüümi me kanname, sest I have gone on a journey. Üks aasta ma kostusin ainult Joe Malone'i, aga nüüd ma olen nagu venturing out teisi bränd. Ma ei tea, mul see parfüümi teema praegu lihtsalt nagu kõik vajavad hobi, on ju. Kõik vajavad kallist hobi. See on minu oma hetkel. Nii et tänane valik, mida ma tahan, mis nagu what is the vibe outside. Mul on mingi, ma ütlesin nüüd sügisel nagu this is my baby, nagu ma ei tea. See on nii, see nagu meil on liiga külm ja pime selle lõhna jaoks veel lihtsalt. Ma nii ootan suve ja kevadet ja päikest, et see on, appi see on nii hea, appi. Ja siis viimaselt reisilt Glossy You Do. Praegu silma oma, aga ma siin väikse suuruse just in case ja mul on nagu nii palju juba kasutat, nagu see on see, mis on alles praegu siin. Nii palju on läinud. Me lasme sõbranna endale uue tuua, sest nagu seda ei saa osta ega tellida kuskil meile. Nii et me veits stretching'id seda, aga ma arvan, et täna on Joe Malone'i päev ikkagi. Ja üle tuleb ennast kalata, ma ei tea, ma ei ole nagu sort siia, ei, Riin, I love you, aga ühel, selleks, et see on näkku. Nii et, this is the vibe today, Blackberry Bay, see riimis. Väga narv. Vaatame ka, et näha oleks midagi ja lähme hängame inimestega, chillame, teeme tööd ja siis lähme trenni. Mul on selline huvitav päev täna, kus mul on üks intervjuu lõuna ajal, salvestus sellele ja mul on õhtul Võru Huubis selle aastane esimene rahatarkuse mentorklubi kohtumine, mis oli 3 tundi pikk või? Pikk. Igal juhul, mul on mingisugused nagu küll sellele suur kava on valmis, aga mitte nagu konkreetsed teemad. All on remont. Jesus fuck nagu. Igal juhul, mul ei ole seda valmis tehtud, mul oleks vaja kliendile ühte uudiskirja veel siin nokitseda vahele ka ja homme on Tallinna päev juba. Ma peaks podcasti ka ära salvestama, seda sama asi, ma olen nagu ehk siis kui mul on täna aega päriselt selle koolituse ja kirja ja kõige selle inteku vahel ja remonti nagu müra ei ole, siis ma saan seda päeval salvestada. Kui seda ei ole, siis ma pean seda õhtul tegema. Arvatavasti õhtul. Veits teine asi sellest hommikustest story'dest, mis läksid hommikumantlis ja sassis juusta ja muuseas väga glamuurselt, aga nagu you do what you gotta do, nagu lihtsalt suva, asjad peavad lihtsalt tehtud saama.
see on selle nädala teema. Asjad peavad lihtsalt tehtud saama, suva, kuidas sa välja näed või kuidas sa ennast tunned. Hinge me ütleme seda kõik koos. Aga ma lähen nüüd oma indekale. Elame viisakalt. Natukene silma peal hoidma. Usalda, aga kontrolli. Need on reaalsed, aga nagu mis viivad siis nendesse ebareaalsetesse asjadesse. Ja eelarve küll on nagu jah, nagu ma rääkisin, tore teha tänaste asjade näol, aga kui sa juba nagu paned selle sinna silmi ette, siis nagu, et tänase eelarvega toimetada ära on ju ja teha neid lükkeid ja see säästuprotsenti suurendada on hulga lihtsam, kui sul on juba nagu see suured summad, suured unistused seal ees on ju. Ja miks see eelarve on tegelikult nüüd nii tähtis, et kõigil teil on mingil määral vajalik see, et teil oleks vaba raha. Kell on 9 õhtul. Mu rong läheb homme hommikul Tartus 7:48, midagi sellist. Igal juhul mul on vaja 3 päevaks enda asjad pakkida Tallinnasse ja ma ei viitsi seda teha. Ma olen väga hea pakkies, ma lihtsalt pean nagu, ma olen pidevalt kuskil liikumises, nii et ma olen nagu hea pakkimis, väga-väga kiire. Aga kuna mu kapp on praegu nagu põrandal kõik laiali, nagu kõik asjad on põrandal, nagu toolide ja kastide otsas lihtsalt hunnikutes, mul ei ole enda süsteemi. Muidu mul on see, et ma võtan nagu, käin saht läbi, nagu, see on nagu loogika, on ju. Seda ei ole. Ja ma ei taha seda teha. Seda ma pean mõtlema, on ju. Asjade peale ja otsima neid. Ma ei taha seda, sest see on mega vesitav ja ma pean meigi pintslid ära pesema. Sest nad rõvedad välja ja mul taustaks Bridgerton lihtsalt. Sest Anita vibes for that. Nii et tahaks normaalsel magama ka minna, sest ma ei taha nagu täiskasvanu on nii raske olla vahepeal lihtsalt nagu enda riiete vakkimine, uneaja paikapanek. Keegi ei piira mu telefoni kasutust. Masendav. Mul on tunne, et see on meie parim osa siiani podcastil. Ongi nii, Ilma, et ma seda kuulan tore, et sa võid mind täiendada, kuidas su tunne on. Kui ma niimoodi mõtlen, siis saab nõusse küll. Aga ma lihtsalt uuendasin seda sama perse. Ja muidu nendele siin nagu sellele väiksemale versioonile selle ekstra blingiga mõtlesin, et oleks ka Nii, okei. Kuupäev on paigas. Väga hea, ja ka pikkus põhimõtteliselt 5 nädalat. Just. Koos peoga. Lõppidu. Nii. Ja, lõpupidu. Märksõnad. Nimi ja siis hind. Jah, see väike asi. Igakuised on ju subscriptioni baasil, okei, 12 kuud on ju nende lingaus saab nagu septembris täis, aga mul on 4-kuulised. Iga lotsiga. Seal see kogukonda tulles on nagu samm 1, kus sa vaatad selle video, mis seal sees on meil on ja
But listen, you must position yourself for the highest probability of success. Oh my god, ja ma toon sulle. Mul on see helifail on ka eraldi, et kui on vaja seal natuke võib-olla midagi teha või nii. Jah. Vlogin täiega. No praegu on nagu, no siin on ilmselt metallkarkass ja... ma tegin siia kuskil joone. Ühesõnaga siin kuskil on ka nagu. Ja siis noh, siin on mingi jupike aine. Aga mis see praegu näitas mulle oli põhimõtteliselt see, et siin on metall, aga siin ta tundis puitu. Ehk siis, what the fuck siin seina taga toimub nagu? Saukude arv. Lihtsalt. Viimased augud. I mean, sirge on. Vau. Selleks ma küll valmis ei olnud, sest mega äge, et sa oled selle video lõppu jõudnud ja kui sa oled veel nagu kõigi videote lõppu jõudnud, siis sa väärid nagu mingi kuldtähte jumala eest. Tõsiselt äge, et vaatad, kuulad, kaasa elad ja ma loodan, et sulle video meeldis. Pane like, kui see sulle meeldis, pane follow nuppu ka, siis saad esimesena teada, kui ma miskit jälle välja viskan. Mul on selle kanaliga on nagu rohkem ideid veel, lisaks nendele vlogidele ka, aga nagu ma selles videos rääkisin, siis asjad võtavad aega veidikene ja kõike tuleb rahulikult, et see ei ole ainus koht, kus ma siin toimetan praegu ja nii palju muud on ka toimumas veel lisaks, aga ma tahan rohkem päriselt seda pikka formaati kasutada, tulla, rääkida rahulikult, ilma ma peaks nagu tõmbama enda tähemärke lühemaks või mahutama 30 sekundi sisse oma juttu. Nii et ja, pane follow ja näeme juba järgmises videos.